Nii, Arnold, aga mida me siit siis võtame meie basseini teemasse? Vee teemaga haakuvad laias laastus 2 tüüpi taimed. Ühed on sellise hästi lopsaka mahlaka lehega ja teine tüüp on siis kitsad peened lehed ehk kõrrelised. Mis selle taime nimi on? See on üks ülane. Oho, aga see? See on astilbe. Võtame selle ka. Kas see sobib? Ja astilbe sobib vee teemaga väga hästi. Väga ilus. Siit saab teha seda kukk või kana, noor või vana. Nii, aga siin? Siin on Need on ka ilusad. Siin on üks pinnakatt ja hästi lopsaka mahlaka lehega. Tema läheb laiuti siis? Jah, mööda maad ja väga kihvt oleks seegi võtta sinna basseini äärt kaunistama. Et oleks ilus silmal vaadata. Annab ka värvi. Kui teised on rohelised enam-vähem, siis vaata, ta on must. Jah. Basseini äärde ma panen vahepeal need siia. Sobivad väga hästi ka kõrrelised, kui me paneme ju tähele, et veekogu kallastel on sellised kõrrelise tüüpi taimi päris ohtrasti. Ja kui nüüd neid kõrrelisi kõrvutada omavahel selliste lopsakalehelistega, siis tekib ka väga eluterve ja kena kontrast. Ja kõrreliste hulka kuulub ka bambus. Nüüd viimastel aastatel on siis Eestimaale ka saabunud päris mõned bambuse liigid, mis peavad talve hästi vastu. Nii, Arnold, kui me seal Horteses rääkisime sellest bambusest, siis sa ütlesid, et sul on naabrimehel bambus, mis on 3-meetrine ja nüüd me olemegi siin selle 3-meetrise bambuse juures. Kas on? On 3-meetrine. Ma mõtlesin, et sa natukene ikka paned juurde, aga natukene liialdad, aga... Ma alati ei valeta. Et minu jaoks ka täiesti hämmastav. Selle bambuse nimi on Fargesia. Ta on üks külmakindlamatest, mis Eestis on võimalik. Ilus nimi, nüüd mõni paneb oma lapsele selle Fargesia. Aga ta on ikkagi nendest külmakindlatest hellem ja ometi siin naabrimehe aias ta kasvab niivõrd hästi. Muide, ta on igihaljas ka. On ka? On. Eestis igihaljas bambus. Täpselt jätab mulje, nagu oleks Hiinasse sattunud. Ainult pandakaru puudub. Siin naabrimehel on koer muuseas, kes näeb välja nagu pandakaru. Sinu aeda paneme ka sellise kasvama. Paneme, kindlasti. Siis järgmine kord juba poosetame seal. Tahaks loota. Kivi on kallas. Siin nagu vesi ei hakka olema. Kui ma ta nüüd võtan nii madalaks nagu see, siis peab see kile ümber kivi, ma ei tea, tõstma üles ja kuidagi. Ei, siis ikkagi sa istutad lihtsalt sinna mitte veetaimi, vaid niiskuslembaseid taimi. Just, nii kaldas timeb siia vett ja on selline, hiirised kasvavad ju kindlasti. Ja siis sa selle kileserva lihtsalt peidad sinna pinnase sisse ära. Jah, kileserv lamab siin ja küll ma siis vastavalt, mis ma siin teen. Väga super. Lõikan või peidan või... Nüüd ma ehitan kaljunukikest, kust peaks siis varsti hakkama allikas välja pulbitsema. Siit vahelt siis? Ta tuleb natuke ikka kõrgem. Ikka päris kõrgelt kukub vesi kivilt kivile, lõpuks siia ojakesse ja jookseb mööda oja siis basseini või tiiki või järve. Aga mina nägin enne seda toru, mida siin veeti, et mille jaoks see toru on, kas seda pidi siis see vesi tulebki? Just. Tagasi sealt siis, jah? Jah, see toru pannakse maa sisse, pump lükkabki salamisi mööda seda toru selle vee siia allikasse, siit ta kukub siis ise juba alla ja ise läheb tiiki tagasi. Plaan teeme, võtame neid pealuusid natukene ära ja nügime seda natuke sissepoole sinna, keskele poole. See eest ära või võta? Natukene ettepoole, ta jääb väga siia peale. Sul ei ole vist kuskil. Nii. Teeme imitatsiooni.
No nüüd on raudselt. Väga hea, super. Nüüd on raudselt hea. Väga ilus. Praegu peab selle kivi seisma saama. Seisab? Ei seisa, kui ma lahti lasen, läheb kohe ära. Tule Loona, midagi siin hakkab juba nagu olema. Ja, mõtlen see. Me lõpuks siia ühe veel mingi sellise lataka saame, kes ilusti toru ära peidab. Aha. Siia taha peaks ka, pärast vaatame. Siia vahele peaks väiksemaid panema vaata. Nii et toru istuks nagu nende vahele. Siia peaks lõikama millega? Kivisaega soone sisse. No küll oleks hea. Arnold, meil on nüüd see sinu tulevane veekogu kaetud sellise musta kilega, praegu ta väga ilus välja ei näe, aga mis see järgmine etapp on? Homne etapp ongi vesi sisse lasta. Aga taimed millal paneme? Ja nii kaua kui vesi jookseb, nii kaua teeme kõiki muid töid. Vesi on väga oluline kõigepealt sisse lasta, et ta vajutab kile hästi vastu põhja, et ei juhtu selliseid ootamatusi, et pärast, kui me oleme ääred ära ilustanud ja teinud ja alles siis laseme vee ja siis kile rebib ennast äärtest surve tõttu lahti koos kõige muu värgiga, mis sinna pantud on. Taimed tulevad ainult kaldale. Ja taimi üritan panna ka siia saare peale suure kivi juurde. Siin küll tuleb siis selle koha peale kilele lõigata koht sisse, kuhu see taim istutada. Mille järgi seda siis sa nüüd laod, et need suuremad kivid lähevad keskele ja siis selline väikene killustik läheb siia servadesse? Jällegi tunnetuse küsimus. Et kuidas meeldib? Kuidas tundub, et on natukenegi parem. Et valida on ainult selliste suuremate kivikeste vahel ja peenema killustiku vahel. Kindlasti neid mõlemaid tuleb siin segi läbi kasutada, et natuke normaalsem või looduslähedasem välja paistaks. Aga servad lõikasid ära siis juba, jah? Servad on juba ära lõigatud, jah. Aga see suurkivi, see on küll jumalik lausa sul siin sammaldunud kivid, nagu oleks siin aastasadu olnud. Siin ongi see tarkus, et kui ehitad kividest midagi, siis valida võimalikult sammaldunud kivid. Et tõepoolest jätaks mulje, et ta on siin juba olnud ammust ajast ja eks ta on ju korraga kenam ka. Jaa. Aga kas siin on mingid sellised spetsiaalsed reeglid ka, kuidas neid kive laduda või see on puhtalt nii, nagu inimesele meeldib? Reegel on selline füüsikaseadustele vastav, et sa pead kivi paika saama nii, et ta jääb paika, et tal on vähemalt 3 toetuspinda. Loona, me hakkame nüüd pumpa paigaldama. Ma pole elus näinud, kuidas pumpa paigaldatakse. Et näita mulle. Kuna meil on siis tegemist suhteliselt suure veesilmaga ja mille külge on meil omakorda ehitatud 25 meetri pikkune oja ja see kosk, mida mööda siis vesi hakkab alla voolama ja kus ta selle oja kaudu siia veesilma jõuab, on siis omakorda tõstetud 1 meetri kõrgusele. See tähendab seda, et me selle vee siit basseini põhjast alates tõstame kusagil 2 meetri kõrgusele, nii et me selles veesilmas hakkama ei saa kindlasti väga väikese võimsusega pumbaga. Meil on selline suur pump, mis pumpab 8100 liitrit vett tunnis, nii et ta pumpab siis 150 liitrit vett minutis. See on suur vannitäis, need on päris võimas. Selle pumbaga on siis kaasas meil niisugune jagajakraan. See on siis nüüd 2 väljundiga. Üks väljund on siis mõeldud selle sama kose jaoks. Siit me saame keerata siis selle veejoa võimsust. See jääb maa peale, selle me peidame sinna puu alla ära.
Okei. Selle me ühendame siis selle toruga ja teine kraan annab võimaluse sedasama pumpa siis kasutada mingisuguse teise, kas mingi veeskultuuri jaoks, et ühesõnaga võib nagu mitut elementi kasutada ühe veesilma puhul. Pumpa paigaldamisel on siis hästi oluline see, et me ei paneks seda otse veesilma põhja. Pump paigaldatakse veesilma madalamasse osasse. Meil on see veesilm siis nüüd nagu kaheosaline, eks üks osa on meil madalam, teine osa on sügavam ja paneme ta siia sügavamasse osasse. Selleks me siis leidsime niisuguse toreda paekivi. Ühendatakse siis pump pistikusse ja see pannakse siis ka siia kaldale. Selle detaili siia külge, millega omakorda me liidame siis vooliku. Kui pumpa valida, siis minu meelest hea soovitus on see, et võimsust saab maha alati keerata, aga juurde seda kusagilt ei saa, et väga tihti tehakse selline viga, et võetakse natukene lahja pump ja siis see veenire on niisugune, nire, et ta ei toida nagu ära seda koske. Pehme vooliku valisime sellepärast, et ta on hästi elastne ja teda on väga hea juhtida siis mööda seda lauget veekogu kallast siia üles. Nii et vooliku me ühendame detaili külge. See on kus läbi jõudu vaja. Meeste tööd. See aiatöö on tugevate naiste töö. Ja siis selle kruvi me keerame lihtsalt kinni siit selle vooliku. Eelmisel nädalal Kuvalda, sellel nädalal kruvi, keeri, akutrell, eks ole. Niimoodi käivad meil asjad. Mehed tuleks sellega kindlasti nagu ühe liigutusega. Mehed praegu vaatavad ja mõtlevad, on saamatud. Pump on nüüd niisugune asi, siin peal on väike märge ka, et mitte mingil juhul see pump ei tohi läbi jäätuda. Ehk siis talveks kindlasti veesilmast välja. Ideaalis võiks pumpa hoida siis veeanumas. Et pump ei tohiks tegelikult läbi kuivada ja mitte kuivana, et ta peaks olema veeanumas, puhta veeämbris näiteks. Ja nüüd keerad selle toruga kokku. Just. Kuna me selle toru kaevasime nüüd maa sisse ta murukamara alla, siis peaks see toru olema tugev toru. Ja selle liidame siis selle jaga ja kraani külge ja sellest kraanist nüüd siis saab hakata reguleerima seda veesurvet.